Nüüd ongi siis see aeg käes, kus me vaatame, mida meie erakondade esindajad, parlamendierakondade esindajad ka just kuuldud soovitustest kaasa võtavad. Ehk siis meie mõnes mõttes võib vist öelda, et tänase konverentsi üks oodatuim osa, vähemalt minu jaoks oodatuim, sest ma nüüd kutsun endaga siia lavale meie poliitilise arutelu liikmed, ehk siis Eesti parlamendierakondade esindajad. Ja niimoodi täitsa vabas järjekorras võite hakata, ma saan aru, seal juba põnev arutelu on käimas, aga ma ikkagi kutsun teid siia lavale. Tahaks kõigi kuuldes seda arutelu jätkata. Ja esimesena kutsungi Aleksei Jašin erakonnast Eesti 200. Mart Kallas, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Lea Danilson-Järg, erakonnast Isamaa. Maria Jufreva-Skuratovski, erakonnast Reformierakond. Vadim Beloprovtsev, Keskerakond. Ja Raimond Kaljulaid, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Mul on õige see värv. On jah, seda tõesti. Meie tänase debati teema on usalduskriis Eesti ühiskonnas, ajutine kõikumine või süvenev probleem. Ja võib-olla väikese sissejuhatusena tooksin siia täna siin eelnevalt on kõlanud väga palju erinevaid kainestavaid ja niisugust reaalsustaju toovaid fakte. Aga et kui vaadata natukene veel otsa ka OECD raportile, siis 2024. aasta analüüs näitas, et demokraatlikud ühiskonnad, sealhulgas ka Eesti, tegelikult seisavad silmitsi kriitiliselt madala ühiskondliku usalduse tasemega. Ja Eesti enda uuringud kinnitavad madalat riigi institutsioonide usalduse taset. Ehk siis Eesti elanike usaldusasutuste, ja me just kuulsime, kui olulised need institutsioonid tegelikult on, nende institutsioonide suhtes madalat usaldustaset ja selle kõrval on meil tegelikult ka kuuluvustunne. Ehk siis, kui varem tundis end meie ühiskonda kuuluvana umbes 70% muukeelsest elanikkonnast, siis nüüd on see näitaja vaid 44%. Ehk et usaldusnäitajad langevad, kuuluvustunde näitajad langevad. Ei kõla väga sihuke roosiline algus siia väitlusesse. Kui uuringute kohaselt on kuuluvustunne langenud nii eestlastel kui muudest rahvustest Eesti elanikel, küll eri määral ja eri põhjustel, aga siiski, siis ma võib-olla esimese asjana küsikski kõikidelt teilt sellise mõttena, miks see oluline on? Miks see peaks olema oluline? Ja ma annaks Lea kohe siit järje teile üle, kui sobib. Ja aitäh, tere ka minu poolt kõigile. Et tõepoolest, et see olukord, mida me Eestis näeme, et valitsuse toetus on väga madal ja inimeste usaldus riigi vastu on kõvasti langenud, eks siin on mitmeid põhjuseid, aga kindlasti see on väga suur probleem, sest demokraatia põhimõtteliselt on ju rahvavõim, et kui rahvas oma valitsust ei usalda, et siis see on väga suur probleem demokraatiale. Ja teine teema on siis jah tõesti, et miks see niimoodi on läinud, et nagu me tänastest ettekannetest oleme ju kuulnud juba korduvalt, et demokraatia on langustrendis maailmas laiemalt. Et see ei ole võib-olla ainult Eesti probleem, aga võib-olla Eesti tänane olukord on mõnevõrra erinevam kui üldiselt maailmas, et inimesed ei ole rahul sellega, kuhu poole riik ka majanduslikus mõttes liigub, ei ole rahul valitsuse poliitikaga, et see ei ole niivõrd, ütleme siis seoses samasugune täpselt nagu see on teistes riikides, need põhjused, miks on kadunud selline usaldus ja usk sellisesse paremasse tulevikku või sellesse, et valitsus tõepoolest seisab inimeste eest. Nii et ma olen täna siin väga palju kuulnud sellest, kuidas
demokraatia on ohus, aga neid põhjuseid on nagu väga vähe avatud, et võib-olla see ongi selline täna siis ka siin meie võimalus natuke selle üle arutada, et mis need põhjused selle taga on, sest ükski protsess ei juhtu ju niisama, et sellel on alati mingisugused ajendid. Kui tuua siia nüüd juurde see teine pool meie tänasest arutelust, et mitmekesisus, kultuuriline mitmekesisus, etniline selline suur selline mitmekesisus, siis paljudes kohtades on ka see probleemiks. Ma ütleksin, et täna Eestis see pigem ei ole enam sellises, see on pigem nagu kahanevas trendis, et see integratsioon on hakanud paremini järjest toimima. Riik on siin astunud olulisi samme, näiteks kas või seesama eestikeelsele õppele üleminek, mis on toonud ka väga positiivse nihke selles mõtteviisis, kuidas me Eesti tulevikku näeme ja millised need ühised sihid on, sõltumata siis rahvusest või kultuurilisest kuuluvusest, kuhu keegi kuulub. Aga maailmas üldiselt jah, pigem tundub, et seda võib-olla mitmekesisusega minu arvates natuke nagu ütleme, kui siin kulinaarselt võrrelda, eks ole, et kui ikkagi mitmekesisus on tore asi, ma tahan seda öelda. Mitmekesisus on kindlasti positiivne, sest teistega koos või teistega võrdluses me näeme iseennast paremini, saame endast paremini aru, enda tugevustest, teiste tugevustest, saame neid tugevusi paremini ära kasutada, aga kui seda mitmekesisust saab liiga palju, kui see mitmekesisus on nii suur, et sellist loomulikku integratsiooniprotsessi enam ei toimu, vot siis tekivad probleemid ja nii nagu ka te panete tee sisse suhkrut, siis kui seda saab liiga palju, siis on see tee väga halb või supi sisse panete soola. Kui teda soola üldse seal ei ole, siis on see supp halb, aga kui te sellega üle pingutate, siis samamoodi ju see supp muutub tervisele kahjulikuks. Nii et mitmekesisus on sama lugu ja täna me kindlasti oleme siin Eestis ja paljudes teistes riikides samamoodi ikkagi ületanud natuke selle mõistliku või sellise mõõduka piiri, kus seda mitmekesisust on saanud nii palju, et see on hakanud õõnestama seda demokraatiat ja siis tekivadki küsimused, et kuidas siis sellisel määral mitmekesist ühiskonda, ühiste eesmärkide, ühiste ideaalide taha nagu kokku tuua. Ja see ei ole lihtne ülesanne, et eks siin ongi vaja otsida lahendusi ja ma arvan, et Eesti on teinud väga olulise sammu juba, et on mindud üle siis otsustavalt eestikeelsele õppele üle ja võib-olla me jõuame sellest veel rääkida. Ma vist jäin liiga pikalt rääkida. Lahendustest räägime täna ka veel, aga liigume edasi. Aleksei Jašin, ma tuletan korra meelde, miks on üldse oluline see, et meie usaldus ja meie kuuluvustunne on täna langustrennis. Miks see nüüd teie kui poliitikute ja teie erakonna jaoks oluline võiks olla või on? No katsun kaugele ajalukku mitte minna, aga olgem ausad ka enne seda keerulisemat aega, mis meil on käes Eesti riigis ja ühiskonnas, rääkida terminist integratsioon, lõimumine, kui enamus ühiskonnast mõistab seda eeskätt kui assimilatsiooni, olgem ausad, kui seda momenti, et enamus peab ka pool sammukese vastu tegema rahvusvähemustele, teistele vähemustele, et siiski oli juba keeruline. Ja nüüd me oleme nagu olukorras, kus nagu pilt on mustvalge, seda Euroopas on seda niipidi maalinud ja eks iga erakond on sellega silmitsi seisnud ja ühiskond tagasisidet andnud. See on siis selline läbiv väljakutse, alustasime seda arutelu juba härra Raimond Kaljulaidiga enne, kui me siia tulime. Aga nüüd sellest säilenõtkusest, ma arvan, et miks see oluline on, et kui võtta veel seda eelnevat ettekannet. No see on ju see, kuidas me demokraatiana või siis riigina või siis ühiskonnana saame hakkama iga kriisiga, mis meile vastu tuleb. Olgu selleks sõjaline oht, olgu selleks rändekriisid, olgu selleks kliimaküsimused erinevates riikides jõuavad ka meieni üks päev. Ja kui seda säilenõtkust ja vastupidavust ühiskonnana ei ole, no olgem ausad, me ei saa sellega hakkama. See on see reaalsus, mis meid ees ootab. Kuivõrd me ei saa selle hakkama ja kui hulluks see läheb, näitab, eks ole, juhul kui me ei saa. Aga üks hea näide on seesama, et Telegrami kanalites levitati paar päeva tagasi, et Tallinna koolides tuleb, terakt ja vabandust,
kõikidest Tallinna koolidest 17 kooli sai oluliselt mõjutatud sellest ja 17 koolist 14 olid üleminekukoolid või vene koolid ja veel 3 Eesti kooli, kus on palju ukrainlasi või venelasi. Ja seal oli kuni 80% õpilasi klassidest pole klassi jõudnud. Kuigi kommunikatsiooni tehti täpselt samamoodi. Politsei ütles, ohtu ei ole, kõrgendatud tähelepanek ja juuresolek. Ja see on nagu lihtne näide siin 2 päeva tagasi, mis juhtus. Mul oli au seda jälgida ja osaleda protsessis, olles Tallinna linnavalitsuses. Eesti koolides võeti infot vastu, selge, politsei on öelnud, ohtu ei ole, usaldame riiki ja siis muukeelsete seas tuli vastupidine reaktsioon, et öeldi küll, aga me ei saa kindlad olla ja jääme kõik koju pigem. See on väga hea näide, kuidas siis väike kriisiolukord ja kuidas sellega hakkama saadi. Ja nüüd tulles selle juurde, et seesama valitsuse usaldus on jäämäe tipp. Kui inimesed ei usalda politseid, see on päris probleem. Et meil on vaja usaldust põhilistele riigi institutsioonidele ja sellega tööd teha. Ja ma ütlen, et on tõesti keerulised ajad, et seda sillakast üleval hoida ja ehitada. Ja ma loodan, et me saame deep dive'ida, ehk siis sukelduda 50 minuti jooksul sisse. Deep dive'ida 50 minuti jooksul. Noored suudavad. See on meil ühiskonnas suured. Usaldusuuringust lihtsalt korra sükest väikest väljavõtet tehes minu mälupilt ütleb, et kusjuures eestlaste seas usaldus politsei vastu kui institutsiooni vastu on üks kõrgemaid. Nii et selles mõttes on vähemalt üks mure natukene vähem. Aga liigume edasi. Mart Kallas, kuidas teie näete, miks see teema üldse oluline on? Miks usaldus on oluline? Ja, aitäh. Ja tere kõigile. Tähendab, on ütlus, et kala hakkab mädanema peast ja ma ei ole härra Jassiniga absoluutselt nõus, et valitsuse väike populaarsus on jäämäe tipp. Ta on fundamentaalne alus põhimõtteliselt kogu riigi usaldusväärsuse suhtes. Sest kui me vaatame, et tänase valitsuse usaldus on 12%. Mul käisid just siin sõsarpartei Soomest külas ja ma küsisin, kui teie valitsuse populaarsus oleks 12%, siis Soomes oleks see ise raudselt tagasi astunud kohe. Teine asi on muidugi, mis on väga fundamentaalne küsimus, samuti on valimiste usaldusväärsus ja erinevate uuringute järgi see on, ei usalda tänaseid valimisi üle 40% inimestest. Ja need kõik panevad aluse nagu kogu selle püramiidskeemile, kus läheb laiali kõik see usaldus valitsuse otsuste vastu, ükskõik mis institutsioonide vastu ja see laieneb. Ja kui sa näed lihtsalt üks päev, et tõesti teed uudiste saate lahti ja sealt ei tule ühtegi positiivset uudist, mida valitsus on teinud nagu Eesti oma elanike jaoks, siis jah, see usaldus põhimõtteliselt kaob. Ja kui see tuleb nädalast nädalasse, kuust kuusse ja tegeletakse kõige muuga, mis ei peaks olema, siis ei tulegi ja põhimõtteliselt kandub ühiskonna erinevatesse kihtidesse kõik laiali, et tekibki selline vastasseis ja selline vastastikku kuidagi, kuidas ma ütlen, selline, ütlen õige sõna, vastasseis ta ongi tegelikult. Lootusetu olukord. Jah, võime niimoodi ka seda nimetada, et see on kurb, et me selles suunas liigume, aga paraku see ainult süveneb, et siin nagu tunneli lõpus valgust ei paista minu meelest mitte kuskilt. Aitäh. Väga süngeks läks järsku. Vaatame, kuidas Maria, mida teie arvate, kuidas Reformierakond täna seda olukorda näeb? Kas usaldus on oluline teema? Miks ta peaks olema? Tere ka minu poolt. Kindlasti usaldus on väga oluline, sellepärast iga demokraatliku riigi juhid tahavad, et kõik inimesed, kes siin elavad, kes on seaduskuulelikud, tunneksid end osaks sellest ühiskonnas. See, et kuluvustunne vähenes, eeskätt mitte eestlaste seas ja praegu oli see 40%, viitab ka sellele, et see kuluvustunne ei pea olema seotud ega eesti keele valdamisega ega siis kodakondsusega. Ja see teeb kõik meid väga-väga murelikuks. Miks see usaldus ja kuluvustunne
langevad. Ma arvan, peamiseks suureks põhjuseks on sõda Ukrainas ja pidevad hübriidrünnakud Venemaalt, mis siin Eestis on korraldatud. Ja lisaks sellele erinevad poliitikud ja avaliku elu tegelased igapäevaselt laenavad sellest lõhet, mis ühiskonnas eksisteerib ja kui iga päev inimeste pähe tilgutakse, et sa oled võõras, sa oled tõrjutud, sind ei peetakse lugu, ei tohi usaldada valitsust ega teisi riigi juhte, siis selline mõte päriselt kinnistub inimeste peades ja tegelikult nende hübriidrünnakute eesmärgiks ongi tekitada ebausku, ebakindlust, ebastabiilsust, et kedagi ei saa siin usaldada ja te ei ole osa sellest ühiskonnas. See on väga kurb, sellepärast kindlasti valitsus oma tööga soovib vastupidist, et lihtsalt teine küsimus, et hetkel see eriti ei õnnestu ja mina isegi tean, miks, sellepärast näiteks need viimased seadused, mis olid vastu võetud, näiteks hääleõiguse piiramine, see kiriku teema, kõik need teemad ainult lisasid sinna ebausalduse potti oma mõju. Ja kuidas me läheme edasi, see ongi väga suur ja keeruline küsimus, sellepärast me peame tunnistama, et elame kriisi ajal. Mulle tundub, et tulevikus saab ainult keerulisem ja hullem. Ja ma arvan, et meil peaks poliitikutel ja avaliku elu tegelastel peaks tekkima sihuke riigimehelik vastutustunne, kuidas kõnetada inimesi, kuidas mitte õhutada nendes vaenu, viha ja päriselt uuesti hakata ehitama sildasid, nagu see oli, ma ei tea, 90ndate alguses, kui me alles alustasime integratsiooniga, sellepärast viimasel ajal mul on päriselt selline tunne, et kogu see integratsiooni mõte on läbi kukkunud ja on vaja alustada algusest peale. Ma siiralt loodan, et üleminek eestikeelsele õppele vähemalt suudab kasvatada uue põlvkonda, kes enam selliseid probleeme ega konflikte ei koge, aga mina ka ei ole selles kindel, et ühesõnaga mul on ka päris sihuke nukker ja masendav tuju, eriti viimasel ajal. Aitäh. Vadim Belobrovtsev, kuidas teie seda olukorda näete? Kas teie arust on see pilt kuidagi natukene optimistlikum või näeb seda Keskerakond ka sarnastes mustades toonides? No ma alustaks sellest, et vastaks nagu sellele esimesele küsimusele, et miks see oluline on, et kas rahvas usaldab või siis ei usalda. On kaks aksioomi, mida ma tahaks välja tuua. Esimene neist on meie põhiseadus ilusti välja toodud, et kõrgeima riigivõimu kandja on ikkagi rahvas, mitte valitsus, mitte ministrid, mitte Riigikogu, vaid just rahvas. Ja teine aktsioom on veelgi lihtsam, et ilma rahvata ei ole riiki olemaski. Ja ma arvan, et see vastab väga konkreetselt nagu sellele küsimusele, miks see oluline on. Ja kui rahvas ei usalda oma, ütleme niimoodi, riigi esindajaid, nimetame seda niimoodi, siis ma arvan, et see on väga suur probleem, sellepärast et eriti praeguses olukorras, kus me elame väga turbulentsetel aegadel, meil Euroopas käib sõda, me tunneme seda ohtu, mis on õhus, siis minu meelest ongi väga oluline, et ühiskond esiteks oleks ühtne ja tugev tänu sellele. Ja teiseks, et ühiskond usaldaks oma juhte. Meil ei ole seda, me näeme seda, et igal
põhimõtteliselt iga nädal kõik need reitingud, toetusprotsendid, mis tulevad, näitavad seda, et Eesti rahvas, sõltumata sellest, mis on inimeste rahvus, emakeel, päritolu ja nii edasi, aina vähem usaldab praegust valitsust. Ja ma arvan, et see ei tulene sellest, et Ukrainas käib sõda või siis keegi on mõnes teises riigis presidendiks saanud või mitte saanud, vaid ma arvan, et see on konkreetselt nende viimaste valitsuste tegevus või siis tegevusetus mõnedes küsimustes. Ja kui rahvas näeb, et sellises keerulises olukorras, kus me täna oleme, mitte ainult Eesti, vaid põhimõtteliselt terve Euroopa, kui mitte öelda terve maailm, siis rahvas tahab konkreetsust ja rahvas tahab, et oleks kellele toetuda, et kust siis seda tuge otsida. Aga me näeme, et seda ei ole olemas. Valetatakse, hirmutatakse, võetakse vastu selliseid seadusi, mis aina suurendavad seda lõhet, nagu siin Mari eelnevalt ütles, et selle asemel, et siis muuta seda ühiskonda ühtsemaks ja tugevamaks tänu sellele ja sellest, vabandust, nagu sõltub meie kaitsevõime ja kaitsetahe, mis on hästi oluline. Et selle asemel siis tehakse kõike selleks, et see lõhe oleks veelgi suurem, et see usaldamatus kasvaks. Ja kahjuks jah, me oleme sinna jõudnud, et täna olid avaldatud siis uued need toetusprotsendid Nordstati firma poolt ja siis me näeme, et järjekordne miinusmärgiga rekord on püstitatud, et seda praegust valitsust usaldab veelgi vähem rahvast ja kui see niimoodi jätkub, ma ei tea, kuhu me jõuame, et kui valitsus ei suuda siis pakkuda rahvale seda kindlustunnet, kui rahvas ei usalda oma valitsust, siis see on kriis, see on tõeline poliitiline ja juhtimiskriis ja selles olukorras peab siis, ma ei tea, kas valitsus peab siis nagu tagasi astuma ja meil peavad tekkima nagu erakorralised valimised või siis valitsus peab midagi ette võtma selleks, et seda usaldust taastada. Aga kuidas seda praegu teha, ma ei tea ja mul on väga suur kahtlus sellest, et praegune valitsus on üldse selleks suuteline. Aitäh! Ma väga loodan, et me nende lahendusteni iseenesest siin arutelu kulgedes ka jõuame, aga kuna meil on parlament erakondade rohke, siis jätkuvalt see avaküsimus, Raimond Kaljulaid, ka teile. Ja see on huvitav mõte, kuidas vähendada, et kas mingi sundliitmise teel või et siis oleksid need konverentsid ka alati natuke lihtsamad, et nii palju osalejaid ei oleks lavale ja ei oleks neid tülisid kogu aeg, et keda võetakse saatesse, keda ei võeta, aga ja see on mõne teise konverentsi teema. Ei, ma mõtlesin nagu kuulates seda kõike, et ma võib-olla püüan siis nagu sellist nagu positiivsemat vaadet esitada, et kõigepealt siin kolleeg Mart Kallas, ma olen ka opositsioonis, ma peaks ka istuma siin ja kiruma valitsust ja ütlema, ta on kõigest süüdi. Aga sellega ma ka päris nõus ei ole, et nüüd ühtegi head asja ei tee. Ma kuulasin just siin saadet stuudios on peaminister, Kristen Michal rääkis, kuidas Eesti valitsus tegeleb näiteks sellega, et Venemaa Föderatsiooni Belgias külmutatud varad saaks anda Ukrainale. Minu meelest igati positiivne tegevus, ma tervitan ja toetan siin austatud kolleege Reformierakonnas selle asja ajamisel ja Eesti 200-st. Ma loodan, et see neil õnnestub. Kaitsekulude tõstmine üle 5% toetan 2 käega, ma arvan, et hea otsus. Aga muidugi on asju, millega ma ei ole nõus. Nüüd siis kõlas, et see usalduse tase on kriitiliselt madal. Ma nagu mõtlesin selle peale, kas ta nüüd kriitiliselt madal on, et kas me näeme ette, et selle tulemusel nüüd, eks ole, kukub kuidagi see süsteem kokku või institutsioonid kukuvad kokku. Et ma ütleks, ma ei näe päris seda ohtu, et minul seda tunnetust ei ole, kui rääkida, mis on ikkagi Eesti jaoks selline eksistentsiaalne probleem, eksistentsiaalne oht, see on Venemaa Föderatsioonist tulenev, eks ole, julgeolekuoht, aga ma arvan, et selle nii-öelda siseriikliku sellise olukorraga me saame hakkama. Ja siis olid siin küsimused, et mis olid põhjused, et ma väga lühidalt ma ütleks, neid põhjuseid on 2. Üks on see, et meil on tegelikult nüüd juba üle 5 aasta selline permanentne kriis ühiskonnas, alates siis kroonviirusest, sealt edasi energiahinnad, sealt edasi Ukraina täiemahulise kallaletungi algus, eks ole, sealt edasi inflatsioon, et me elame sellises pidevas kriisiolukorras ja kui me lahendustest hakkame rääkima, siis ma tulen selle juurde tagasi, kuidas sellest välja saada. Ja teine osa, millega ma olen kolleegidega nõus, et ma arvan, et
see poliitiliste institutsioonide madal usaldusväärsus, et see on tegelikult nagu reaktsioon sellele, et aga inimesed ju, neil on objektiivselt ju õigus, et neil ongi valetatud ja muinasjutte räägitud. Et ma mäletan väga hästi, enne eelmise Riigikogu valimisi oli riigikaitse, ma tegelen nende küsimustega, debatid, kus kõik möönsid, et tuleb suunata miljardeid eurosid täiendavalt riigikaitsesse, aga kõik ütlesid, et seda on kuidagi võimalik teha meie olemasolevate rahaliste vahendite arvelt või et seda on võimalik teha muudest valdkondadest kärpides, aga nii, et see loomulikult teenuste taset ja nii edasi ei mõjuta. Et siin hea Aleksei erakonnakaaslane Margus Tsahkna näiteks lubas lausa, et ta avalikustab siis selle kärpekava, et kust Eesti 200 need miljardid võtab. Ja siis peale valimisi, kui te meenutate paar nädalat hiljem, sotsiaaldemokraadid olid ka seal laua taga, tuli siis valitsus, mis ütles, et tegelikult me tõstame tulumaksu, me tõstame käibemaksu, me kehtestame automaksu. Et kui mina oleksin Eesti inimene, ma ütleksin ka, et kuulge, kusjuures me olime ainsad, kes sellest ei kaotanud, sest me olime rääkinud nagu teist juttu enne valimisi. Ma ütleks ka, et vabandust, aga miks ma peaksingi teid usaldama? Et ütleme, ma võiks võib-olla teistpidi selle sinu alguses. Ma ütleks, et kui tänases olukorras oleks Eesti rahval erakordselt kõrge usaldus valitsuse ja poliitilise institutsioonide suhtes, siis ma küsiksin, et see tunduks mulle väga kahtlane. See tunduks mulle kuidagi kummaline. Et see signaal tegelikult on nagu vajalik, et see usaldus on madal, see signaal on õige ja nüüd küsimus on, et meie demokraatlik süsteem, ma arvan, selle ju varem või hiljem järgmistel Riigikogu valimistel toimub korrektuur, tulevad uued inimesed, tuleb uus valitsus, hakatakse ajama uut poliitikat. Muidugi nüüd, eks ole, räägitakse, et pole hullu midagi, et meil on eelarve defitsiit nii suur, et küll me kuidagi hakkama saame, see on loomulikult vale taas, aga siis ühesõnaga vähemalt kui inimesed saavad kuidagi korrigeerida seda poliitikat. Et ma arvan, et see probleem nüüd, eksistentsiaalne probleem tegelikult ei ole. Ehk et meil tegelikult see, mis toimub, ongi mõnes mõttes loomulik reaktsioon. Ta on loomulik reaktsioon sellele, et inimesed on õigustatult pahased sellepärast, et neile ju valetati. Et minagi oleks ju pahane, kui minuga oleks niimoodi käitutud. Meil on juba siin soovid repliikidele, väga hea, aga ma korra toon siia veel ühe siukse, et mitte jääda ainult sellise valitsuse usalduse teema juurde. Ma siit tahan ikkagi natukene tulla nagu laiemale ühiskonna tasemele ka. Ehk siis ma annan teile kohe järjest ka sõna, aga ma tahaks võib-olla küsida natukene sellest perspektiivist, et kui me mõtleme sellise ühiskondliku kuuluvustunde ja usalduse peale, siis kelle vastutus see on? Kas see on inimese vastutus, kes tahab kuuluda, kas tema peaks midagi tegema või see on siis laiemalt riigi ja erinevate institutsioonide ja osapoolte vastutus, kes siis peaksid kuidagi esimesi samme tegema, et see inimene saaks kuuluda ja tal oleks, kus osaleda ja kus panustada, on ju. Ja ma natukene siin, ja Maria, vabandust, Aleksei andis esimesena märku, nii et võtame selles järjekorras, et Aleksei, kõigepealt sõna teile ja siis Maria, teie kord. Ma kiirelt vastan sellele ka, et ma arvan, et vastutus on mõlemapoolne, et riik on võtnud seda ülesannet ja iga strateegilises dokumendis kirja pannud, et seesama kuuluvustunne ja inimeste kuuluvustunde loomine, suurendamine on riiklik ülesanne. No kui me panime juba kirja, siis palun hakkame tegema ka ja on tehtud, olgem ausalt, meil on institutsioone, mis sellega tegelevad ja nii edasi. Ja aga muidugi inimene, kui ise ei taha ja töötab sellele vastu, et eks ta on omaette probleem ja vastastikune. Ja nüüd natukene sellest reitingutest ja valitsusest. No vabandust, see on mingi täielik nonsense, et minu vasakul käel istub kolleeg, kelle erakonna tavaline retoorika on läbi aja olnud, et venekeelsed inimesed on parasiteerivad tiblad. Minu paremal käel kolleeg esindab erakonda, kes on, võitlemas hariduse valdkonnas sellest, et venekeelsed lapsed ei õpiks koos eestikeelsete lastega, sest et eestikeelsete laste haridus läheb kehvemaks. Ja võib-olla lähebki, aga selle probleemiga on vaja tegeleda eraldi, mitte eraldada neid, eks ole. Kolleeg seal natukene kaugemalt, kes on ka riigis opositsioonis, on umbes 20 aastat, olgem ausalt, võidelnud muukeelsete inimeste võib-olla separeerimise ilmingutega poliitika, kus on eraldi venekeelne haridus, eraldi mingisugused asjad ja see ongi teaduslikult, see on separeeriv integratsioonipoliitika, vaid kultuuripoliitika. Ja need kaks kolleegi esindavad sellist marginaliseerimise poliitikat. Ja siis ma ei taha öelda, et minu erakond on kõige õigem. Liberaalid on võimul, kes justkui peaks toetama, eks ole, integreerimist ja ühtsust ja nii edasi. Nii palju vigu on tehtud, palun vabandust, minu enda kolleegid, ma võin ka siin loetleda, et seda kõike on tehtud ja mul on hea meel, et
ma ei ole selles valitsuses selles mõttes Riigikogu liikmena või ministrina ja nii-öelda vastutust võtta. Ja nüüd natukene numbritest, et mina ei ole neid OECD, eks ole, rahvusvahelise värskeid uuringuid näinud, aga mis meil Eestis on 2023 lõimumismonitooring, kõige värskem, järgmine tuleb 2026 ja toona veel aasta aega tagasi siin sellel sündmusel, aga teises kohas Kultuurikatlas, me veel ütlesime, et tegelikult seis on hea. Tegelikult on 25 aastat väga hästi tööd tehtud ja tegelikult on numbrid ülespoole läinud. Eesti keele teadmine, kuuluvustunne, kontaktid muukeelsete inimeste vahel ja eestlastega. Tegelikult seda kõike on tehtud ja aitäh kõik, kes on tööd teinud selle nimel, ka poliitikud on kindlasti teinud. Ja siis on see, et Statistikaamet on ka, on mingid numbrid, et mul ei ole häid numbrid hetkel, et teha järeldust, et on kehvemaks läinud, aga need viimased kuulid, mida on poliitiliselt välja lastud, olgem ausad, on väga palju tehtud, on hääleõigust ära võetud, on kirikute teemal suur debatt olnud, õigeusu kirikud, Moskva patriarhaadi omad, on keeleseaduse muudatused, terve rida asju, eks ole, ja kas see kõik mõjutab hästi või halvasti kuuluvustunnet, usaldust. Mina arvan, et pigem mitte liiga hästi, aga ma pole nagu seda Eesti-sisest uuringut näinud sel teemal, mis nagu kinnitaks, ma ootan seda pikki silmi, aga pigem nagu natukene on 25 aastat suurt tööd ja ma ei tea, kas on nagu oluliselt tagasi mindud. Aga valitsuse usaldus on, kõik on väga oluline, siin pole Riigikogu valimiste debatt, et inimesed tahavad lõimumisest kuulata, mitte valitsuse usaldusest. Väga hea, aitäh. Tohib remark? Läks hoogsalt. Ja Maria oli tegelikult remargiga järjekorras, nii et, aga Mart, võtan arvesse, aitäh teil. Esiteks tahan oponeerida minu kolleegile Vadim Belobrovtsevile, kes ütles, et usalduse kriisis on süüdi ainult valitsus, sellepärast valetab ja võtab vastu ainult valisid otsuseid. No see on lihtsalt osa Keskerakonna retoorikast, mis alati ei ole kinnitatud faktidega, sellepärast valetamises me saame süüdistada teineteist väga tihti, ega see ei vii meid edasi. Ja see ka ei vasta tõele, et valitsus üldse ei tee mitte midagi hea inimeste jaoks. No lihtsalt ei vasta tõele, näiteks seesama maksuküüru kaotamine, see maksureform teeb inimestele väga head ja tegelikult selliseid näiteid on võimalik tuua küll ja veel. Ja sellepärast, et selline, ütleme siis, ühiskonna lõhestav retoorika, nagu ma ütlesin päris alguses, ma ei tahtnud süüdistada Keskerakonda, aga kuna Keskerakond alustas just süüdistuste, siis mul ei ole midagi kui vastata. Et kellest sõltub selline kuuluvustunne? Nagu Vadim ütles, võim kulub rahvale, et see tähendab, et tegelikult see sõltub kõigest meist ja kõige rohkem see sõltub ikkagi poliitikutest ja avaliku elu liidritest, nendest inimestest, keda inimesed kuulavad, keda nad usaldavad ja kelle arvamus nende jaoks midagi tähendab. Ja kui näiteks poliitik või avaliku elu tegelane, ma ei räägi praegu keskerakondlastest, palun ära mõista mind valesti, iga päevaselt tilgutavad ja lõhestavad ühiskonda oma väidetega, oma olemustega, oma süüdistustega ja kui nendel on päris suur kas valijaskond või toetuskond, siis mõistagi ühel hetkel nende inimeste hulk, kes ei usalda valitsust, sellepärast nad kuulavad igapäevaselt, et ma ei tea, valitsus valetab või kõik valesti, siis kindlasti selline usaldamatus aina kasvab ja nii kao, kui poliitikutel või siis avaliku elu tegelastel ei sünni päriselt ühiskondlik vastutus oma siis valijate või siis inimeste suhtes, ei muutu meie ühiskonnas mitte midagi. Sellepärast iga poliitik peab arvestama sellega, et see, mida ta räägib, mõjutab inimesi. Kui ta õhutab vaenu, kui ta õhutab viha, siis ei ole midagi imestada, et tänavatel ja inimeste peades võib-olla kasvab selline vägivaldne käitumine, suhtumine, mõtlemine. Ja praegu ma ütleksin nii, et me elame väga vägivaldses ühiskonnas. Praegu see vägivald ainult verbaalne, sellepärast kui me vaatame neid volikogu valimised ja kes
kes osutuksid valituks, seesama Chris Kärner ja teised, kes tegelesid väga vägivaldse, verbaalse retoorika ja kommunikatsiooniga. Et lihtsalt see on muutunud moodsaks, trendikaks, pupiks, noortele see meeldib, aga see ei ole vastutustundlik. No lihtsalt see ei ole vastutustundlik. Ja kui poliitikat jätkavad seesama käitumine, mitte midagi ei muutu ja see lõhe ainult süveneb. Sellega väga nõus. Ma arvan, et üks, millest ma tahaks jõuda rääkida ka, on poliitikute kui eeskuju siis ühiskonna osa nagu rollist ja võimalustest seda ära kasutada. Aga ma ikkagi tuleks korra selle eelmise küsimuse juurde tagasi, ehk et siis nagu kelle vastutus see on ju, et kas ühiskond peaks tegema sammu, et suurendada eri ühiskonnaliikmete kuuluvustunnet või on see selle inimese vastutus, on ju, et mis on see, kus teie seda vastutuse paiknemist näete. Ja nüüd siis teie kord, Lea Danilson järg ja siis Mart Kallas, teie olite järjekorrast järgmine. Ja, aitäh. No kõigepealt ma siis nüüd juhis tähelepanu, et just sai valitsuse erakondade esindajatelt kuulda, et nende madalas reitingus on süüdi opositsiooni kriitika. Nii et ma seda ei öelnud. No sisuliselt oli see sõnum selline, et no ma arvan, et opositsiooni roll on kritiseerida valitsust, kui ta teeb valesid otsuseid ja see käib ka demokraatia juurde, see tuleb nagu aktsepteerida. Aga mis puudutab seda põhiküsimust, siis kelle kohustus see on? No muidugi see on kõigi osapoolte kohustus, aga eelkõige on see riigi kohustus ja riigi kohustus on ennast kehtestada ja luua need tingimused, see raamistik, kus inimesed saavad integreeruda ühiskonda. Sest et kui riik on liiga vähe nõudlik, siis me tegelikult ei tea, kes kellega peab integreeruma. Eestis on ka tegelikult see küsimus olnud, et riik on olnud liiga lahja, me oleme liiga aeglaselt ja liiga leebelt üritanud teha siis eestikeelsele õppele üleminekut väga pikaajaliselt, väga väikeste sammudega. Siin on muidugi olnud ka poliitilist soovi seda eraldatust, keelelist eraldatust ühiskonnas jätkata, et seda siis enda kasuks ära kasutada, aga poliitilistel eesmärkidel. Aga nüüd me oleme selle punkti nagu ületanud, et see otsus on nüüd ära tehtud, eestikeelne õpe on ja jääb ja sellega me liigume edasi. Ja kuna ma ise kandideerisin Lasnamäel, just meil valimised lõppesid, siis ma tegelikult nägin, et juba ainuüksi selle 1 aastaga on inimeste peas tegelikult toimunud väga suur muutus. Et inimesed lõpuks saavad aru, et millises suunas me integreerume. Et kas muukeelsed integreeruvad Eesti ühiskonda või peaksid eestikeelsed integreeruma, eks ole, muukeelsete ühiskonda. Ja Tallinnas ei ole see tegelikult üldse naljakas küsimus muide. Eelmise rahvaloenduse tulemused näitavad, et eestlaste, eesti emakeelega inimeste osakaal on juba langenud napilt allapoole, 49, midagi protsenti. Nii et tõepoolest tekib küsimus, kes kellega peab integreeruma, et see on paraku meie reaalsus Tallinnas. Jah, muidugi meil on kohti, kus integratsiooniga üldse probleemi, näiteks Viljandi, kus on 95% on inimesed eestikeelsed, eesti emakeelega ja peavad ennast eestlaseks. Seal ei ole üldse integratsiooniga probleeme, aga Tallinnas, kus see on 50-50 ja eesti emakeelega inimeste osakaal väheneb, on see probleem. Aga riik on nüüd ennast kehtestanud, et me lähme üle eestikeelse õppele ja Lasnamäel tänaval, mida ma näen, kui ma jagan seal valimisnänni, komme, eks ole, tulevad pered lastega, lapsed võtavad kommi, ütlevad vene keeles aitäh, siis lapsevanem reageerib sellele ja ütleb, et ütle eesti keeles. Et lapsevanemad ise soovivad, et kui sa räägid eestlasega, siis sa räägid eesti keeles. Ja üldiselt inimesed väga püüdsid eesti keeles ka Lasnamäel, eks ole, ma tuletan meelde, et ma kandideerisin just Lasnamäe piirkonnas, kus on ainult 20% eestlasi, siis väga tundsin nagu, et on toimunud selgelt muutus. Et kõik on aru saanud, mis suunas tuleb integreeruda ja et eesti keeles rääkimine on norm. Ja ma arvan, et siin tuleb edasi minna. Riik peab ennast kehtestama ka keeleseaduse mõttes, et meil oleks ka teeninduses eestikeelne, teenindus oleks normaalsus. Täna see ei ole kahjuks, näiteks kust ma tihtipeale läbi käin, on seal Viru keskuse all on Toidu tänav, eks ole, et seal eestikeelset teenindust saada on peaaegu võimatu, see on nagu luksusteenus, et nii nagu ka näiteks Boltiga sõites. Et need on reaalsed probleemid, mis meil täna on ja riik peab ennast siin kehtestama ja ma loodan, et Riigikogul jätkub seda julgust, et nüüd kui keeleseadus tuleb Riigikokku menetlusse ja ta on järgmisel nädalal tulemas, nagu ma juba täna siin kuulsin, et tõepoolest me astume selle
selle järgmise sammu, sest me peame ennast kehtestama, muidu mitte mingit integratsiooni ei toimu. hästi lühike oluline see järjekord... termin. Ei ole õige rääkida, et see on integratsioon, vabandust, see on assimilatsioon, mis on ka jumala okei sellest rääkida. Keeleoskuse omand ei ole mingi mitte see. Kogu pakett, millest te proua Järg rääkisite, et te võite siin spetsialistide käest pärast küsida, et mis on, mis ei ole. Väga hea, täpsustame pärast termineid. Mart Kallas, teie kord. Ja aitäh kõigepealt remark kolleegile, et panna sõnad suhu 10 000 liikmelisele erakonnale ühe liikme, ma pakun välja üle 10 aasta tagasi, siis ta veel oli noor erakonna liige, kinnises listis käidud välja purtsatusele, see on ebaõiglane. Ja tuletaks meelde ka teie erakonna esimehe purtsatust Sirbis kuskil 21. aastal, kus ta palus eestlastel jätta nendele kandled ja pastlad ja ülejäänud multikulti. See selleks. Kust hakkab, kes peaks ühiskonda nagu põhimõtteliselt parandama? Ma arvan, see on erinevate institutsioonide ülesanne lausa. Ja eriti ma siin suunaks oma kriitikanoole tegelikult Eesti meediale. Ja eriti Rahvusringhäälingule veel seda enam. Et kõik see vastandumine ja kuidagi selle liberaalse demokraatia nagu kõrgendatud esile tõstmine ja kõik muu konservatiivne maailmavaade on paha, otsitakse seal mingid detaile, mingid vigu, nagu siin kolleegki mainis eelmises oma sõna plärtsatuses agooniliselt olematu reitinguga. Ja ma ütlekski, et põhimõtteliselt kõik, kes on vastutavad, ühiskondnikud, tähendab rahvas iseenesest peaks ühiskonna liidrid ehk siis meediajuhid, ükskõik on nad valitsus või kes iganes avaliku elu tegelased, nende eeskuju peaks olema silmnähtav, aga kõik need asjad, mis me näeme juba ajaloost, näiteks 20. aastal, kui EKRE tahtis teha abielureferendumit, teati juba ette, missugused tulevad sealt tulemused, aga ikkagi surutakse meil läbi. Ikkagi isadepäeval näiteks ERR-is meil lapsi ostnud mingit homopere ja ma ei ole sellega nõus ja sellest tekibki põhimõtteliselt selline, ma ei tunne nagu seda ühiskonna sidusust selles suhtes, et ja tekibki pettumus paraku. Siin on see koht, Raimond, kus ma annan sõna teile. Kuidas teile sellega? Kuidas teil sellega? Tuli jah. No, kelle vastutused? Et ma alustaks sellest, ma arvan muidugi, et poliitikutel on siin oma vastutus, et vahel see on nii naljakas, kui erakondlik see kõik on, et ma just mõtlen siin, et Vadimi ja Mariaga me olime veel 5 aastat tagasi sõbralikult ühes erakonnas. Mulle väga meeldis mõlemaga koostöö. Vadim on kohutavalt töökas inimene linna tasemel, Maria väga-väga töökas inimene. Et ma tunnistan, et ma ei ole suutnud veel niimoodi hakata mõtlema, et Maria on nüüd neoliberaalist reformierakondlane järelikult kaabakas, keda ma pean südamest vihkama või et me Vadimiga oleme erinevates erakondades, et Vadim on ikka nagu minu meelest väga nagu selline okei inimene ja üldse siin lavale ma austan nagu kõiki, kes siin on, minu meelest on nad nagu väga huvitavad poliitikud. Võib-olla jah, et ütleme, kui me saaks kuidagi oma sellises poliitikute maailmas sellest lahti, et meil on nagu eriarvamused, aga see ei tähenda veel, et see teine inimene, kes on sinuga erineva arvamusel, on nagu fundamentaalselt halb inimene, et kui me selle suudaks ületada millalgi tulevikus, mulle see meeldiks. Siis on siin veel lahendustest. Absoluutselt nõus. Aitäh, toetame. Väga hea, me oleme kõik sellises sõprade parteis siis. Üks asi minu meelest, mis on suur, mis me saame kõik aru, et see, mis tekitab neid pingeid väga palju, on see julgeolekukriis, et see on teema, mille peale ma viimasel olen palju mõelnud, et me peame kuidagi liikuma nüüd edasi siit ja aru saama, et võib-olla sellise kriisi, mis on erakorraline olukord asemel, me peame üha rohkem, me peame ühiskonnale selgitama, et me oleme lihtsalt jõudnud olukorda, kus see ohutase on kõrgem ja siis vastavalt sellele ka meie nagu riigikaitse peab olema kõrgemal tasemel ja tugevam ja siis me suudame seda turvatunnet jätkuvalt tagada. Et kriisist me saame ikkagi rääkida siis, kui sellel on nagu algus ja lõpp, ta on selline isoleeritud sündmus. Aga see antud juhul on meil paraku püsiv olukord. Lihtsalt, et me peame selle olukorraga kohanema ja ma arvan, et kui me sinna jõuame, ja siis ma arvan, et see hakkab ka neid pingeid natuke maha võtma. Teine asi, ma praegu andsin nüüd ühe raamatu välja ajajuhtimist, ma olen päris palju kohtunud inimestega väljaspool poliitikat, ettevõtjate ja niimoodi.
et see on huvitav, et tegelikult Eestis on endiselt minu meelest enamik inimesi pigem meelestatud väga positiivselt, võimalusi otsivalt, teevad oma tööd, ajavad oma asja, et sellist negatiivsust, mida me kuuleme poliitikutelt ja võib-olla osalt ka ajakirjandusest ja sellisest nagu avalikust debatist, et näiteks nendel selle ajajuhtimise raamatu kohtumistel ma nagu ei taju, et seal inimeste mured on rohkem see, et mul on mingi ettevõte, ma tahan sellega edasi liikuda, ma tahan areneda, ma tahan minna välisturgudele, kuidas ma seda teen, et nad nagu et mulle tundub, et siin on ka nagu selline lõhe vahel. Ja siis võib-olla viimase siin mainiti seda vene vähemust. Et ma arvan, et mis on vene vähemuse, Eesti vene vähemuse jaoks ongi selline, kus see probleem on võib-olla, et nende suhtes tegelikult ootused, oleme ausad, ongi muutunud. Et enne 2022. aasta 24. veebruari tegelikult suur osa Eesti ühiskonnast ikkagi nagu vaikimisi aktsepteeris, et okei, et meil on selline segregeerunud kogukond, vaatavad seal neid vene telekanaleid, elavad nagu oma mullis, aga et okei, et kuni nad suurde poliitikasse ei sekku, seni las nad olla. Kusagil seal Lasnamäel, Ida-Virumaal, see ei puutu nagu nii väga meisse. Siis täna mulle tundub, et kuna Venemaast lähtuv oht on eksistentsiaalne, kõik sellest saavad aru, siis see ei ole nagu enam aktsepteeritav. Täna see ootus on see, et meil peaksid olema, ütleme, need inimesed peaksid siiski endale nagu mingid põhiasjad selgeks tegema ja mõistma seda, kuhu me oleme nagu sattunud. Ja selles osas mulle tundub, et ma suhtlen vene kogukonnaga päris palju, osa sest vene kogukonnast minu meelest saab sellest väga hästi aru. Ja kui me räägime lapsevanematest, eks ole, kes täna panevadki oma lapsed eestikeelsesse kooli või kes õpetavad neil eesti keele selgeks, nad saavad nagu aru, et põhimõtteliselt ütleme see selline paralleelühiskonnas elamine, et see on tupik, nad on sellest aru saanud. Ja ma arvan, et ka see koolireform tegelikult on selle sõnumi kohale viinud. Aga siis on veel üks osa, keda ma näen, ja neid on päris arvukas, ma ütleks, et see vene kogukonnast umbes pool, kes ikkagi elab veel nagu mingisuguses eituses ja kirjutab sotsiaalmeedias, et ikka kui ebaõiglane see on, kuidas vaesed Venemaa Föderatsiooni kodanikud ikka ei saa neid viisasid Euroopasse. No vaesekesed, eks ole, ei saa reisida või nagu muud mingid asju ja kes näiteks ka siis sõdivad, see sama kas või see kiriku küsimus, see on ju absoluutselt õige otsus. Patriarh Kirill on sisuliselt terrorismi toetava kiriku pea. Kuidas me saame Eesti territooriumil lubada tegutseda kogudustel, mis alluvad patriarh Kirillile? See on ju nonsense. Seda ei saa olla. Või see sama valimisõiguse küsimus. Kuidas saab olla Venemaa Föderatsiooni kodanikel, meil kulub 5% SKP-st selleks, et valmistuda potentsiaalselt sõdima nende inimestega, meil saab olla Eestis valimisõigus. Ja kusjuures paljud Venemaa Föderatsiooni kodanikud, keda mina tunnen, on mulle ka öelnud, Raimond, loomulikult meil ei saa olla siin riigis mingit valimisõigust. Come on, kõik saavad sellest ju aru. Aga mulle tundub jah, et ütleme, et mis selle praegu teeb selle keeruliseks, selle lõimumise ongi see, et on mingi hulk sellest nii-öelda Vene mullis elavast seltskonnast, kes nagu veel ei ole aktsepteerinud, et neilt oodatakse muutust ja et see muutus on paratamatult tuleb vältimatult teha. Mingit kompromissi siin nagu teist enam ei ole. Et see on nagu, mulle tundub selline asi, mis lihtsalt ilmselt võtab mingi aja, võib-olla see võib võtta isegi pikem aja, kui me täna ette kujutame, aga ühel hetkel me jõuame sinna tulemuseni. Ja ma võib-olla siinkohal lihtsalt korraks tuletan Remargi mõttes meelde, et me lõimumise kontekstis ei räägi ju ka ainult eesti keelt ja vene keelt rääkivatest kogukondadest, vaid see teema paratamatult on veel laiem. Aga kuna aeg on armutu ja nagu juba nalja sai tehtud, et siis teid on siin omajagu mitu ka, siis ma ikkagi tahan siia kõrvale tuua veel ka selle lahenduste küsimuse. Ja ma läheksin siin kohal ka, nagu teie juba siin ilusti sissejuhatuse ära tegite, ma läheks ka isiklikuks. Ehk siis, mida saate teie poliitikuna, parlamendi liikmena, oma erakonna esindajana ära teha selleks, et usaldust Eesti ühiskonnas kasvatada, sest et meie pealkiri tänasel arutelul oli usalduskriis Eesti ühiskonnas, kas ajutine kõikumine või süvenev probleem. Ja ma tegelikult väga tahaks kuulda, kuidas me teeme nii, et see ei oleks süvenev probleem, vaid et ta jääks ajutiseks ja et me tuleme siit välja. Siis mis on see, mida teie poliitikuna ja mida teie erakond saab ära teha? Lea, annaks teile sõna. Ja aitäh. Et kõigepealt korraks Raimondil jutuga väga nõus, aga võib-olla natuke mure leevenduseks, et kui palju neid inimesi on, kes veel ei saa aru, et kuhu suunas see integratsioon peaks nagu toimuma või et see üldse peaks toimuma, siis
ma jälgisin ka seda, et kuidas näiteks Maardus läksid valimised seekord, et seal teatavasti kandideeris üks valimisliit, kes lubas kõigile kodukeelset haridust ja lubas teha erakooli Maardusse selleks, et kõik saaksid kodukeelset haridust. Ma siis nende ühe reklaami ajal seal küsisin internetis, et Eestis on üle 200 rahvuse inimesi, et kas kõigile kodukeelne haridus. Et seal ma muidugi vastust ei saanud, et ilmselgelt oli ilmselt mõeldud venekeelset kooli. Nii et, aga nad ei saanud isegi ühtegi kohta volikogus, nii et see oli väga julgustav minu jaoks see tulemus, et sellise retoorikaga tegelikult isegi vene valijat enam ei püüa, et see on väga, väga hea tulemus tegelikult, näitab, et me oleme oma integratsiooniga liikumas õiges suunas. Aga mis puudutab üleüldiselt sellist, et kuidas teha nii, et rahva usaldus valitsuse vastu taastuks, siis ma kahjuks, ma tahaksin mõelda positiivselt, et see praeguse valitsusega on võimalik, aga kahjuks mul erilist usku sellesse ei ole, et seda on nagu, kõike on liiga palju nagu kogunenud ja see suhtumine on olnud väga üleolev, väga selline valelik ja ma arvan, et rahvas seda väga kergesti andeks ei anna, isegi kui nüüd tulevad mingisugused leevendavad meetmed. Aga mida teha nagu selleks, et rahvas tõesti valitsust usaldaks, siis Isamaa seisukoht on väga selgelt, et me peame eelkõige lähtuma rahva huvidest selles mõttes, et me töötame enda inimeste heaolu nimel eelkõige, et me peame iga inimese toimetulekut ikkagi oluliseks, et see on mitte niimoodi, et meil on mingid suured üllad ülesanded ja siis me teeme need ära kuidas tahes. Ja sealhulgas ka näiteks siin toodi positiivse näitena, kuidas inimesed võidavad siis maksuküüru kaotamisest, siis vabandage väga, mis võit või mis suur tulemus see on, kui madalapalgalised inimesed võidavad sellest 9 eurot, aga kõrgepalgalised, sealhulgas Riigikogu liikmed, valitsuse liikmed võidavad sellest 150 eurot. Et selles mõttes ka need otsused, mida tehakse, mis justkui peaksid leevendama, tegelikult annavad raha valesse kohta sinna, kus tegelikult ei ole seda probleemi. Ja selles mõttes tõesti, et selle usalduse taastamiseks peab tegema selliseid otsuseid, mida inimesed mõistavad ja saavad ja näevad, et see reaalselt nende elu teeb paremaks. Aitäh! Vadim Belobrovtsev, annaks sõna teile. Ja, kuna ma ei saanud eelmisele küsimusele vastata, siis ma teen seda praegu ja siis vastan ka sellele küsimusele. Et kellel on vastutus, kas siis inimesel või valitsusel ehk riigi esindajal, et oleks rohkem kaasatust, et usaldust oleks rohkem ja nii edasi. Ma arvan, et siin on iseenesest me võime rääkida loomulikult sellest, et see peab olema mõlemapoolne, et mõlemad pooled peaksid siis selle poole pürgima ja nii edasi. Ja kui ma olen nõus sellega, kui inimene ise absoluutselt ei taha midagi ette võtta nagu selleks, et olla osa ühiskonnast, siis see on loomulikult selline olukord, kus ka teine pool ei saa sellega midagi parata. Aga ma arvan, et selliseid inimesi on hästi vähe. Ja tegelikult, kui me vaatame, kes selles paaris on tugevam pool, inimene versus riik nagu institutsioon, siis loomulikult selleks on riik kui institutsioon. Ja ma arvan, et just riigil on rohkem vastutust kui tugevamal poolel ja teiseks ma arvan, et riik peaks olema ise ikkagi huvitatud sellest, et inimesed usaldaksid riiki ja valitsust kui riigi esindajad ja et inimesed oleksid kaasatud ja et inimeste arvamustega nagu arvestatakse. Muidu tekib lihtsalt päris korralik julgeolekurisk, ma arvan, et spetsialist selles valdkonnas võivad väga lihtsalt seda seletada ja näidata. Nii et siinkohal ma arvan, et ikkagi peaks riik aktiivsemalt kaasama ja arvestama inimeste arvamusega. Kui me räägime sellest, et kuidas seda olukorda lahendada, kas seda üldse annab lahendada, ma olen selles mõttes nõus sellega, et ma ei näe, et praegune valitsus saaks sellega hakkama, sellepärast, et meil äsja olid kohalikud valimised, kus rahvas väga konkreetselt näitas, mis erakondi ta usaldab ja milliseid mitte. Ja kahjuks me nägime, et üks erakond põhimõtteliselt jäi kõikidest volikogudest välja. 2 erakonda. Ei. Kõikidest volikogudest jäi välja minu meelest ainult üks, et olemasolev valitsuserakond nimega Eesti 200. Ja teine valitsuserakond ehk Reformierakond sai päris valusa tulemuse, ma arvan, et mis tegelikult näitab seda, et kuidas rahvas siis suhtub sellesse valitsusse ja kuna see
tulemus oli selline ja need uued juba värskemad reitingud näitavad seda, et see olukord pole muutunud, vaid veel rohkem on süvenenud, siis ma arvan, et sellel valitsusel päästa seda olukorda ja kuidagi uuesti võita rahva usaldust ei ole kahjuks võimalik. Nii et ma arvan, et see usaldus... Aga mida teie saate teha? Just, ja see usaldus, kohe ma jõuan. Oleks Keskerakond võimul, oleks integratsioon tehtud. Peab olema teine valitsuse koosseis ja kui selles valitsuse koosseisus on ka Keskerakond, siis ma arvan, et me siis suudame ikkagi seda usaldust taastada tänu sellele eelkõige, et esiteks muuta need otsused, mis olid tehtud, mis ei ole üldse õiged otsused, et me ei hakka nagu inimestele valetama, et me teeme midagi ja siis ei tee või vastupidi, ütleme, et me midagi ei tee, lugege mu huultelt ja siis teeme just vastupidist. Et siin on selles mõttes kindlasti palju tööd, sellepärast et rahvas on praegu tõepoolest pettunud. Ma olen siin nõus Raimondiga, kui ta ütlebki, et me elame sellises pidevas kriisiolukorras ja loomulikult on hästi keeruline selles olukorras kiiresti ja lihtsalt teha midagi, et rahvas oleks jälle õnnelik. Et siin ikkagi on hästi palju probleeme, on hästi palju valesti tehtud eelmiste valitsuste poolt ja kindlasti see ei ole nagu lihtne ülesanne, aga esiteks peab kuulama, mida rahvas tahab ja mida rahvas arvab. Ma kardan, et see on üks nendest faktoritest, nagu mis tegelikult mõjutasid nagu valimistulemusi nendele erakondadele, kes on praegu valitsuses. Et nad ei taha kuulata, nad ei taha arvestada, nad ise teavad, kuidas on paremini. Ja see on see võtmeküsimus. Ja loomulikult inimestega tuleb rääkida. Ma toon ühe lihtsa näide, et kui te vaatate neid reitingu tulemusi niimoodi rühmiti, ütleme niimoodi, et kategooriate kaupa, siis te näete, et näiteks kui me räägime nagu mitte eestlastest, rahvusvähemustest, siis täna 73,3% neist valivad Keskerakond. Teistel erakondadel on see näitaja kuskil seal 6 ja allapoole. Mida see tähendab? Ma ei taha siin rääkida sellest, kui tore see on, et Keskerakond on. See tegelikult ei ole tore. Ja miks see tore ei ole? Sellepärast see näitab seda, et teised erakonnad lihtsalt ei suhtle nende inimestega. Ja need inimesed saavad sellest aru. Teised erakond ei arvesta nende inimeste arvamustega, soovidega ja nii edasi. Ja need inimesed reageerivad vastavalt. Ja ma arvan, et see on probleem. Nii et peab kuulama rohkem. Tundub, et läheb juba publiku diskussiooniks. Mul on siuke hea meel. 9. mai küsimust me täna, ma arvan, siin paneelis. Yeah. Nii, läheme edasi. Mart Kallas, teie kord ongi ja siis... Jaa, väga meeldib. Ja küsisite, mis on lahendus? Ma loeks teile ette EKRE moto. Kui pead valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas. Kui pead valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas. Kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma rahvas, austades teiste rahvaste samasugused õigused. Punkt. Aitäh. Aitäh. Ma loodan, et see on põhimõte, mida saab laiemalt järgida. Aleksei Jašin. Lühidalt, tegelikult Raimond rääkis väga õiget juttu ja olgem ausad, mis ma alguses ütlesin, et võib-olla ei mõjunud hästi, aga ta loetles ikkagi kõik need natukene teisest valguses hääleõiguse küsimust ja kirikute küsimust ja nii edasi. Hästi oluline on, mis on see retoorika saateks. Kas on rusikaga, eks ole, kellegi pihta või see on ikkagi rahulikult selgitada, et mis seosed on ja nii edasi. Tegelikult ma arvan, et üldiselt oleme olnud suhteliselt küpsed ja kõik poliitikud, et seda rusikast kusagile ei lennanud nende asjadele saateks. Aga nüüd, mida saaks teha? Mina olen seda usku, et uus põlvkond tuleb alati parem ja minusuguste integreerunud muukeelsete noorte põlvkond on jõudnud tööturule juhtivatele positsioonidele, see on hea uudis. Ja meist edasi peab tulema siis veel parem, aga selleks
selleks peavad olema õpetajad hoitud, selleks peaks olema kogu see teenuste pakett, mis meil on noortele suunatud siia, mis on siis juba tehtud, et no igasugu õpetajate palgalisad, koormuste vähendamised, et neil oleks võimalust seda eestikeelset haridust ellu viia. Neid Eesti koole, kus on palju muukeelseid, nii riik kui ka linn, Tallinn näiteks, maksab juurde täiendavat pearaha, et teha väiksemaid rühmasid, eesti keelt eraldi õpetada neile, kes ei tea, et eestlased saaks eraldi õppida emakeele tasemel keelt, eks ole, et no võiks ka suurendada, väga tark tegu oleks, järgmine linnavalitsus saaks juba teha. Ja siis et igasugu Tallinna sporditoetused, huvihariduse toetused, oleme toetanud lisa näiteks spordiklubisid, kus on treeningutes nii muukeelsed kui ka eestikeelsed ja mitte ainult venekeelsed, kõik muukeelsed. Et seda kõik on tehtud, seda annab veel teha, aga need on kõik õiged sammud ja mina palavalt toetan seda kõik, uus põlvkond tuleb parem. Väga hea. Ja teie töötate ka selle nimel, et see uus põlvkond Loodame. Kui reiting tõuseb. Väga hea. Aga Maria Jufrevtsa-Sukratovski, küsimus teile. Mida teie saate? Jufreva-Sukratovski. Esiteks, ma tahtsin kiita heaks Raimondit, ma arvan, et ta võttis kogu lemistiku kokku. Ja mis puutub, mida Reformierakond saab teha, et parandada olukorda, ma arvan tegelikult, et see teeb võtta praegu vastu õigeid, aga ebapopulaarseid otsuseid. Ja näiteks seesama, mida ütles Raimond, et see panus kaitsesse on õige, näiteks, mis näiteks ei meeldi Keskerakonnale. Ja mida me saame teha paremaks, me saaksime rohkem inimestega suhelda ja selgitama nendele, mida me teeme ja miks. Et meie eesmärk seisneb selles, et see sõnum tõepoolest jõudis inimesteni, sellepärast mul on selline tunne, et hetkel see eriti ei jõua. Ja mida ma tahtsin lihtsalt korraks öelda Isamaa retoorika kohta, nad lihtsalt moonutavad reaalsust, nagu see teeb ka Keskerakond ja see, et maksuküür hea ainult rikkuritele, see absoluutselt ei vasta tõele, sellepärast teie see teise pensionisamba vabastamine tegelikult ei teinud inimesi jõukamaks, vastupidi, see oli väga halb mõju meie majandusele ja inimese tulevikule. Ja tegelikult selle maksuküüru kaotamisest eeskätt võidavad keskklassi inimesed, õpetajad, päästjad, politseinikud ja meil ei ole nii palju rikkureid. Kes oskavad arvutada, saavad ise vaadata, et see ka ei vasta tõele, mida vastab tõele ja numbrid seda tõestavad. Mida siis teie saate poliitikuna ise ära teha selleks, et ma ju vastasin küsimusele, me saame suhelda, ma ei sekkunud muidu, Mart, kui sina rääkisid, ma sind ei seganud ja see ei ole väga hea sinu poolt. Me peame rohkem suhtlema, paremini selgitama, mida meie teeme. Sellega täiesti nõus. Nii nagu enne poliitikute debatti professor Wolfgang Merkel tõi välja, et siis üks hästi oluline osa on tegelikult nende kompromisside otsimine ja inimeste kuulamine. Raimond, hästi lühike lõpurepliik teile ka. Ja siis ma tegelikult tahakski anda teile kõigile võimaluse minna kohvipausile, kus ma loodan, et te tegelikult jääte kõik siia ja saate võimaluse neid inimesi siin saalis kuulata, mida nemad kohvipausil võib-olla oma mõtetega teiega jagada saaksid, aga viimane repliik siis teilt. Kõigepealt lihtsalt tehniliselt, et kuna ma ei tea, kuidas on teistel, aga me Vadimiga algas tegelikult Riigikogu istung, kus me arutame Eesti riigi eelarvet, siis ma arvan, et me väga kauaks kohvi jooma kahjuks ei saa jääda ja ma loodan, et te mõistate. Et mida igaüks meist saab teha, Vadim tegelikult tavas nagu naelapea pihta ka see, et ei räägita ka vene kogukonnaga, et mina tõesti olen proovinud käia väga palju, kuna ma oskan vene keelt, käia vene koolides, seletada nii Eestiga ka nagu välispoliitika ja julgeolekupoliitilisi valikuid, et mul on üks minu paremaid kogemusi oli üks Eesti venekeelne kool, kus pärast toimus õpetajatega väike kohvi joomine ja siis üks õpetajast ütles, et ega keegi ei olegi meile niimoodi inimlikult seletanud, miks me seal NATO-s oleme. Et ma olen ikka vastu, aga et vähemalt nüüd ma saan aru, miks me seal oleme. Et mõtlesin, see asi seegi ja et nime ma panin kirja. Siis kas või oma selle raamatukampaaniaga, teisipäeval ma olin Raadio 4, homme ma olen Ringvaates, aga reedel ma lähen sinna, mis on see Vene Ringvaade, sina tead peas, Horisont, ja võt näed, eks ole. Et raamat on ainult eesti keeles, ma võiks öelda ka, et mis ma ikka tulen teile siia rääkima, aga ma ikka mõtlen, et okei, seisus kohus
kohustab. Aga nagu kokkuvõtlikult mina ütleks, et nagu tuleb usaldada ka seda demokraatlikku protsessi, et minu nagu lähenemine on poliitikas, kus ma olen olnud nüüd mõnda aega, on olnud see, et see on nagu mina olen mina, need on minu seisukohad, võtate omaks, siis mul on koht seal laua taga, ma saan teid esindada, ei võta omaks, head kolleegid siin teistest erakondadest, kõik väga targad ja tublid inimesed, küll nemad saavad ka selle riigi juhtimisega hakkama, et selles mõttes nagu, et midagi hullu ei juhtu. Et ma arvan, et see võib-olla ongi see nõks, et et lihtsalt tuleb nagu aus ja vahetu olla ja öelda, mis sa päriselt mõtled. Jah. Aitäh! Aitäh teile!